Pühapäeval 24. septembril toimus 19. Ahtme rahvajooks. Ilusat sügisilma ja jooksurõõmu oli tulnud nautima 147 jooksusõpra. Rahvajooksul võistleti 4 distantsil: 600 meetrit, 2050 meetrit, 4100 meetrit ja 6150 meetrit, kus joosti vastavalt 1, 2 ja 3 ringi. Rahvajooksu avamisel tervitasid sportlasi linnapea abi Ahtme, Oru ja Viivikonna linnaosades Tiit Tillemets, Riigikogu liige Valeri Korb ja Kohtla-Järve linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiina Agu. Ahtme linnaosas toimub järjekordne rahvajooks, mis seekord on juba 19. Ja väga hea, et sellised traditsioonid jätkuvad, et järjepidevalt toimuvad. Osavõtjaid on ka palju ja väga hea, et sellised asjad on olemas, et inimesed saavad ennast natuke liigutada, enda jaoks mingeid järeldusi teha, kes soovivad osa võtta, on pikemad distantsid, on lühemad distantsid. 2050 meetri distantsil võitis 2008–2010 aasta sündinud tüdrukute seas Grete Semenkova ajaga 9.47.7 Jõhvi spordikoolist. Sama vanuste poiste seas saavutas esimese koha Ilja Paneko ajaga 9.23.2 kergejõustikuklubist Atleetika. 2050 meetri distantsil oli parim 2005–2007 aastal sündinud tüdrukute seas Irena Stankevitš ajaga 8.28.4 spordiklubist Mitch. Poiste seas lõpetas parima tulemusega Nikon Nižik tulemusega 7.36.5 Tammiku põhikoolist. Naisveteranide 55+ vanusegrupis võitis Helme Suuk ajaga 12.53.7 ja meesveteranide 55+ arvestuses oli parim Igor Škubel Jõhvist ajaga 8.11.8. 4100 meetri distantsil saavutas esimese koha 2002–2004 aasta sündinud tüdrukute seas tubli noorjooksja Luna Aleksandra Lagoda tulemusega 15.01.45. Poistest oli parim Robert Pekin kergejõustikuklubist Atleetika ajaga 15.46.8. Veteranide 45–54 aasta arvestuses lõpetas parima ajaga 18.49.8 Kaja Jõemets Jõhvist. Meestest oli parim Aleksander Toots ajaga 15.43 Tallinnast. Ahtme rahvajooksu põhidistantsi 6150 meetrit läbis meestest kiiremini Dmitri Aristov spordiklubis treeningpartner ajaga 19.48. Naistest oli kiirem Ljubov Mežalkina Toilast ajaga 28.55.4. 1983–2001 aasta sündinud naiste vanusegrupis saavutas esimese koha Darja Predbannikova ajaga 29.22.9 Jõhvi kergejõustikuklubist Visa ja 35–44 aastaste meeste vanusegrupi võitjaks tuli Andrei Semenkov ajaga 23.43.7 Toilast. Rahvajooksu korraldajateks olid Kohtla-Järve spordiselts Kalev koostöös Kohtla-Järve kergejõustikuklubi Atleetika, Kohtla-Järve linnavalitsuse ja Kohtla-Järve spordikeskusega.